Te peate aga teenima Issandat, oma Jumalat, siis ta õnnistab sinu leiba ja vett. Ja ma hoian tõve sinust eemal. Aga kui Jeesus sai seda teada, eemaldus ta sealt ja paljud läksid temaga kaasa ja tema tegi nad kõik terveks. Ta parandab need, kelle süda on murtud ja seob kinni nende valusad haavad. Aga Jeesus pöördus ja sõnas teda nähes: tütar, ole julge, sinu usk on su päästnud. Ja naine sai terveks sel samal hetkel. Ma kutsun täna tunnistajaiks teie vastu taeva ja maa. Ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada. Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahva hulka, läks ta meelhaledaks ning ta tervendas nende haiged. Kiida mu hing Issandat ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime. Kiida mu hing Issandat ja ära unusta ainsatki tema heategu. Tema annab andeks kõik su ülekohtu. Tema parandab kõik su tõved. Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad ning päästis nad hauaveerelt. Jeesus lausus aga talle: tütar, sinu usk on su päästnud. Mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole. Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames, sest need on eluks sellele, kes need leiab, ja terviseks kogu ta ihule. Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Sest ma tahan lasta kasvada sulle korba ja ravida sind sinu haavadest, ütleb Issand. Ja vaata, tema juurde astus pidalitõbine, kummardas teda ja ütles: Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles: ma tahan, saa puhtaks. Ja ta sai otse kohe oma pidalitõvest puhtaks. Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas. Ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas. Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal 2 teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad,
siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas. Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele, kerki ja kukuta end merre, ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle. Seepärast ma ütlen teile, kõike, mida te iganes palves endale palute, uskuge, et te olete saanud ja see saabki teile. Varas ei tule muu pärast, kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud, vaid need on Jumalas vägevad, kindluste maha lõhkumiseks. Me kummutame targutused ja purustame iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu. Ja me võtame vangi Kristuse sõna kuulmisse kõik mõtted. Ent Kristus on meid seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest. Sest on kirjutatud, neetud on igaüks, kes puu küljes ripub. Selleks, et Abrahami õnnistus saaks paganatele osaks Kristuses Jeesuses ja et me tõotatud vaimu saaksime usu kaudu. Ja kuna tema siin, keda te näete ja tunnete, on uskunud Jeesuse nimesse, siis on see nimi teinud ta tugevaks. Ja usk, mis tuleb Jeesuse läbi, on talle andnud täie tervise teie kõikide silma all. Viimaks veel, saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus. Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled. Võtke ka päästekiiver ja vaimu mõõk. See on Jumala sõna. Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe
ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud. Ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele. Tema vermete varal te olete saanud terveks. Armsad, kui meie süda ei süüdista, siis on meil julgus Jumala ees. Ja mida me iganes palume, seda me saame temalt, sest me peame tema käske ja teeme, mis on tema silmis meelepärane. Issand, nõndamoodi jäädakse elama ja selles kõiges on mu vaimu elu. Sina teed mind terveks ja hoiad mind elus. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas. Ma olen näinud tema teid, aga ma parandan ja juhatan teda ja ma tasun temale troostiga ning pakun ta leinajaile huulte vilja. Rahu, rahu kaugel ja lähedal olijale, ütleb Issand, ja ma parandan teda. Ära karda, sest mina olen sinuga. Ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal. Ma teen su tugevaks. Ma aitan sind. Ma toetan sind oma õiguse parema käega. Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu oma enese mõistusele. Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks. Kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib, see ütleb Issandale: sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust, hukkava katku käest. Oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitsevall. Ei sa siis karda ööhirmu ega noolt, mis päeval lendab. Ei katku, mis rändab pilkases pimedas, ega tõbe, mis laastab lõuna ajal. Langegu 1000 su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt. Sinu külge see ei puutu. Aga sa vaatad oma silmaga ja näed, kuidas kätte makstakse õelatele. Sest sina, Issand, oled mu varjupaik. Kõige kõrgema oled sina, mu hing, võtnud oma elu asemeks. Ei taba õnnetus sind, ega lähene häda su telgile, sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi.
sa astud üle lõvide ja rästikute, noored lõvid ja lohed sa lömastad. Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema, ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses, ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma päästet. Aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu. Need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad. Nad jooksevad ega tüdi. Nad käivad ega väsi. Aga kui päike oli loojunud, tõid kõik, kellel oli mitmesugustes tõbedes haigeid, need tema juurde. Ja Jeesus pani oma käed igaühe peale nendest ning tegi nad terveks. Issand, ma tahan sind tänada rahvaste seas ja tahan sulle mängida rahva hõimude keskel. See on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud. Need on igal hommikul uued. Sinu ustavus on suur. Ja Issand ise käib su ees. Tema on sinuga. Tema ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ära karda ega kohku. Olgu nüüd su heldus mulle troostiks, nõnda nagu sa oled ütelnud oma sulasele. Hõisake taevad ja ilutse maa, mäed, rõkatage rõõmust, sest Issand trööstib oma rahvast ja halastab oma viletsate peale. Aga mina vaatan Issanda poole. Mina ootan oma pääste Jumalat. Küll mu Jumal kuuleb mind. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Rahu ma jätan teile. Oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Aga lootuse Jumal, täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust püha vaimu väes. Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt ja päästab need, kellel on rusutud vaim. Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks. Aita mind, siis ma saan abi, sest sina oled mu kiitus. Ja igaüks rahvast püüdis teda puudutada, sest temast läks vägi välja ja parandas kõik. Kuid mina loodan sinu helduse peale. Mu süda ilutseb sinu päästest. Ma tahan laulda Issandale, et ta mulle on head teinud.
Issand avab pimedate silmad. Issand seab püsti need, kes on küüru vajutatud. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Mine tagasi ja ütle Hiskiale, mu rahva vürstile. Nõnda ütleb Issand, su isa Taaveti Jumal. Ma olen kuulnud su palvet. Ma olen näinud su silmavett. Vaata, ma teen sind terveks. Ja 3. päeval võid sa minna Issanda kotta.